Ping, 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 ping. Tere tulemast järjekordsesse Kaifcasti, kes kuulab, kes vaatab. Oleme tulnud siia suursugusele härrale külla. Täna Andreid ei ole, ega liitunud Kaifi pere uus liige Jaanus. Ja oleme siis täna Fotografiskas külas suursugusel härral Peeter Pihelil. Tere! Tervist! Kuidas läheb? Tänan küsimast, ma arvan, et hullemaks ei lähe enam kellegile. Hullem aega möödas, jah? Ja. Okei, me oleme siis... Ma saan aru, et sinu ühe loomingu tagajärjel sündinud restoranis või kui palju sellest sinu osa oli Fotografiskast rääkides siis? Mis me räägime just Tallinna osast? Jaa, Fotografiska, ma ei tea, millal teil see eetrisse läheb, aga 19. juuni saab meil aasta täis. Nagu me kõik teame, on iga avamine päris maruline ja just see avaaasta on selline uus ja tegus ja üllatusi täis mitmel moel kindlasti. Aga tõepoolest seda plaani sai pikalt peetud. See Fotografiska idee juba hakkas veerema siis, kui ma töötasin Rootsis, Fävikenis. Ja jätkusuutliku restorani ma oleks teinud nii ehk naa, kas Fotografiska oleks modeel tulnud või mitte. Et see plaan oli kindlasti paigas, et aeg on seal maal ja ma arvan, et restorani maastik suuresti vajab ka seda muutust. Ja tõepoolest, teine suvi algus on nagu on, aga ma räägin nii, nagu ma ütlesin, hullemaks vast ei lähe ja kokkuvõttes on tore, et võib-olla, et kõige hullem ei olnudki nii, et ootame huviga suve ja siis neid ülemere külalisi meile külla. Kas see kontseptsioon ei olnud siis kohe algust peale seotud Fotografiskaga? Kuidas on Fotografiska, vabandust. Et see ei olnud siis kohe algust peale sellega seotud, see oli mingi kontseptsioon, millele siis liitus juurde see nimi nii-öelda? Ei, see kontseptsioon on kogu aeg paigas olnud köögi mõistes. Me ikkagi meie suur fookus on jätkusuutlikkusel moel või teisel, olgu see baar, köök, üritused, ürituste organiseerimine, kõik see, et seal on ruumi küllaga veel nagu. Ja need kaks asja on lahutamatud Fotografiska, nii nagu ütleb ka meie slogan inspireerides teadlikuma maailma, siis sellest me suuresti tulenemegi ja tegutseme selle nimel, jah. Okei, kas see esialgne idee, mis sul oli, see on siiamaani läinud täpselt nii edasi, nagu sa tahtsid või on sul tulnud nagu mingisugused suuremaid tagasilööke muudatusi, mida pidanud nagu... Ja ei, see nagu peale rahvli aastat tegemist, siis see on ikka väga pikk tee ja nüüd alles saad aru, kui palju võimalusi seal on, kui palju sa pead aega inimestesse investeerima, et nende mõttemaailma muuta ja nad uskuma panna, et mida nad teevad, et nad saavad teha seda, ja seda enam, et meie maja on niivõrd suur, ma ei taha tuua seda vabanduseks, aga see maht, kui ühte õhtul lahti olevat restorani rannida või siis rannida kohta, kus on 80 kohta, kus on all üritused, kus on all kohvik, et see on hoopis teine maht nagu, aga siiski ma näen, et need sammud lähevad ülespoole ja kindlasti seal on palju teha nagu, et ma ei ütle nagu, et me oleme nüüd valmis ja tulge vaatama, kuidas meil läheb. Küll võite ikka tulla, et seletame, räägime ja ma arvan, et kindlasti on Eestis ka inimesi, kellel on veel paremad ideid kui meil ja nii edasi, aga kusagilt peab alustama ja ma räägin, tulge külla ja räägime ja arutame ja... Pigem neid muudatusi nagu arengut on nii-öelda edasi minna veel mingite sammudena. Täpselt, jah. Et asi on muutumises ikkagi. Pidevas muutumises võiks olla küll, jah. Et loomulikult seal on ka sellised restorani või elus on sellised paremad ajad, nagu suvel sa pead ikkagi keskenduma vähekese koore tekitamisega, millal arenduseks nii palju aega ei ole, aga just sügisene aeg ja seeläbi ka, et ikkagi ka inimestesse investeerida, nende heaollu ja tausta ja kõik see ka, et sellepärast me oleme ka alustanud enda sellise
üritustusarja nagu Nada Talks, mis meil time to time all korrusel toimuvad, et seal ka erinevad jätkusuutlikke tahke avada inimestele ja seeläbi nende teadlikkust tõsta. Ja just nagu restorani maastikul, et seeläbi nüüd meil on olnud kaks üritust jõudsime teha ennem nagu ja kindlasti me sügisel, kui vähegi võimalus sellega jätkata ka. Kui me räägime nagu fotograafiskast üleüldiselt, siis igal äril on üles mingid nagu suunad, kus nad liiguvad. Et üks asi on see sinu nii-öelda kontseptsioon, mis on siis toidu ja joogi baari poole pealt, kohviku poole pealt see säästlikkus. Siis mis on need teised suunad, mida veel siit, sest me saame aru, et siin on galerii, siin on, mis need kõik erinevad osad on, millest inimesed saavad osa võtta siin? Eks neid tahke on küll jah, et me võib-olla kõige lihtsam oleks öelda, et me oleme sellise moodsa ja kultuurimaja, et kus õhtul on peod, kontserdid, galeriid sa mainisid juba, saab süüa, saab juua, mis söögi osas on vist siin kaks erinevat, üks, kas see on kohvik ja siis see restoran siin üleval või on kuskil veel midagi? Jaa, siis meil on veel üks selline salaruum seal tagapool on Nada. Nada on selline meie fotograafiska peakoka pool, kus me siis on see jätkusuutlikum just toidu suhtes väga hardcore viisil lahti võetud. Ja ma ei tea, ma pean näppudele üles lugema, kas sai nüüd kõik ette loetud, aga tõepoolest galerii on ka meil ikkagi suuresti fookuses ja ma loodan, et see inimesi natuke avaneb, kes käib galeriist ennem läbi ja tuleb sööma, et tal natuke teistmoodi mõtlemine või seeläbi kuidagi meeled avanevad paremini. Aga ma arvan küll jah, meil on siin vaatamist, kuulamist on iga kandi pealt, et ma arvan, selle lõigu võib ka kokku võtta, et me oleme moodne kultuurimaja ja maitsev kultuurimaja, ütleme nii nagu. Okei. Ma saan aru, et praegu vist maailmas on sama nimega, fotograafiska nimega vist kolm jah. Ei eksi 3 kohta. Et kas see kontseptsiooni mõttes ka nagu üleüldine kogu pilt on ka tervikuna üsna sarnane erinevates riikides, et ütleme, et kui sa tuled siia, siis sa saad ka enam-vähem selle sama vibe'i tegelikult, kui sa lähed välismaal kummaski kohta. Ma ütleks, et see ei ole nagu üks ühele frantsiis, et sa ostad sa pead selle kontsepti kasutama, sa saad sisu või mingid, selle brandbooki kaasa, nii see ei ole kindlasti, et see on ikkagi meie enda loodud sisu, meie enda loodud, ongi meie enda loodud sisu, näiteks New Yorgi fotograafiska on hoopis selline bistroo stiilis, väga glam ja see klassikaline look, et seal ja nemad näiteks ei võtnud seda jätkusuutlikku suunda. Stockholmis on see jätkusuutlik tegutsemine fookuses, aga siin omavahel öeldes võib öelda, et me oleme kindlasti juba oma fookuse paremini paika saanud kui rootslased ja selles suhtes me oleme väike maa, väike restoran võib-olla ja sellepärast ka efektiivsemad, aga ei kindlasti mitte, et see ei ole nagu, et sa pead need asjad valima, et iga üks maja ikkagi loob endale sisu ja sellise vibe'i nagu ise. Okei. Küsiks natukene rohkem ka nüüd sinu tegemiste kohta, et ma saan aru, et sa oled ju saare mees on ja osad faktid on õiged mul. Mis on nagu, näiteks mina tean nii palju, kui ma su nime kuulnud olen läbi enda töökarjääri, siis sinu nimi tuli minu jaoks esimest korda siis, kui sa oled Fävikenis. Kas enne seda oli sul veel mingisuguseid sükseid kohti, kuhu sa said oma hinge sisse panna? Või oli Fäviken esimene siuke nagu suurem hingeprojekt, kus sa nagu panid palju energiat sisse? No ikka, ega võib-olla see on pluss, võib-olla see on viga, et ma ikka püüan igal pool, kus ma töötan, panna nii-öelda, nagu sa ütlesid, hinge sisse, et sellise poolkõva pealt ja lihtsalt
money making eesmärgiga nagu, ma ei tea, ma ei ole kusagil osanud niimoodi töötada. Võib-olla peaks, võib-olla see muutub vanusega. Aga nii see on olnud. Ennem Favikenit oli kindlasti pikem ja suurem projekt Pädaste mõis, kus oli ka kindlasti jah, selline seal on vist ka täiesti oma nagu keskkond, kus sa saad kasvatada asju. Oma aed, oma selline vibe ja kindlasti oli väga hea meeskond. Palju tervisi kõigile veel, kellega oli sel ajal võimalik koostööd teha ja Kas see mõte, mis sa nüüd nagu täna siin saad realiseerida, kas see hakkas kuskil enne Pädastet juba või see kujunes nagu seal tee peal välja, kuni sa siiani jõudsid? Nii-öelda mingi unistuse seeme siis, et see on see suund, kuhu poole, et ma tahan seda kultuuri selliselt muuta inimeste harjumusi. Ja, kui ma arvan, et igal kokal see võiks mingis nooremas eas see võikski töötada erinevates kohtades, et seal see oma suund või see oma veendumus tekiks. Mitte see, et kuule, tee nüüd seda ja see on õige nii ja naa. Et see on võib-olla liiga ideaalne maailm, milles me elame või siuke mõttemaailm, aga mina näen seda niimoodi, et see võiks niimoodi välja areneda, et sa käid erinevates kohtades, proovid siit ja sealt ja siis sa saad nagu pihta, et mis on sinu, mis ei ole nagu. Et ma ei teagi, ma olen nagu pikemalt nüüd see fotograafis ka aeg ongi võib-olla, kus ma nagu linnas töötan tegelikult. Kõlab veidralt, aga nii see on, jah. Okei. Kuidas see lugu nagu sealt edasi läheb, et sa Pädastest Favikeni jõudsid? Kas sa nagu võtsid ise lihtsalt ette, kandideerisid sinna või kuidagi T5 sind loomulikult või sa kindlasti nagu tahtsid sinna just jõuda? Elus on pigem niimoodi, et kui sul on mingi idee fix ja ilmsesti nagu klammerda millegi külge, siis see kindlasti ei juhtu. Selles suhtes läksid asjad väga hästi, oli kuskil olnud pöörane suvi jälle, palju tööd ja tundus, et võib-olla on see viimane suvi. Augusti alguses Magnus kirjutas mulle, mis edasi, kas sa oled huvitatud. Magnus on siis Favikeni peakak. Ja ma arvan, et üks augusti lõpus ma läksin külla, rääkisime ja septembri lõpus ma juba alustasin seal, nii et see kõik läks väga, väga hästi ja loogiliselt minu jaoks, nii et jah. No sa kolisid kohe sinna siis elama ka või sa käisid kuidagi nagu edasi-tagasi? Ei, see mahtikam piisavalt intensiivne, et väga sellist nagu ala nagu Eesti ja Soome vahel tööl käimist see formaat välja ei kannataks, aga ja pere tuli enne aastavahetus ka järgi. Ja selles suhtes 3,5 aastat läks töötasin seal. Okei. Mis on nagu kõige mida sa kõige rohkem hindad selle Favikeni kogemuse juures? See 3,5 aastat, ma kujutan ette, oli ikkagi päris intensiivne, emotsionaalne ja igasugune praktiline väärtus, mis saad saada. Et tegemist oli ikkagi, ta oli parimatel hetkedel 18 maailmas, jah. Ma arvan, et palju häid sõpru üle maailma. Võib-olla ka see, et pane oma kontsept paika ja tegutse selle järgi ja tee seda paganama hästi. See oli vist Magnuse nagu siuke, ta oli vist ka natuke, ma vaatasin kunagi mingisugust dokumentaalide kohta Netflixis või kus iganes, kus ka sind figureerimas nägi mitu korda, aga ta vist ongi siuke nagu hästi perfektsionist ja käib nagu hästi detailide järgi. Vähemalt seal kirjeldati teda selliselt. Ja, aga kui sa mängid sellises liigas, siis sul ei ole mingit muud võimalust ka olla nagu ajada taga seda ülimat täiuslikkust. Kui su toidud on hästi lihtsad, siis sul ei ole võimalik sinna kuidagi midagi ära peita nagu. See peabki olema
täiuslikult küpsetatud kala või liha ja noh, kui sa rändad nii kaugele, ma ei tea, sõidad eralennukiga Ameerikas kohale või pooled alati kliendid olid kuskilt üle maailma, pooled olid rootslased, et siis see nagu etendus peabki iga õhtu olema nagu tipp, et seal ei olegi nagu muud varianti ja selles suhtes pange pahaks või võtke heaks mõne peakoka poolt nagu, et see ongi nende töö, seda tiimi, seda nihutada ja suruda, et see tulem oleks vastav. Jah, sa pead tunnetama, kelle rohkem piitsa, kelle vähem kiitust, kelle rohkem kiitust ja nii edasi, nagu kõik see nagu, et sa oled nagu selline ja noh, nii see käib, ega seal muud kunsti ei olegi väga, võiks öelda nagu, et hea tiim ja sa pead nagu oma tiimi sellest skeemiast aru saama ja nii ta läheb. Aga kui seal nagu ütleme, et ikkagi sa ajad perfektsust iga päevast, aga kas ta oli 7 päeva nädalas lahti? 5 päeva nädalas, et sa ajad iga päevast sellist nagu perfektsust üsna intensiivselt taga. Tegelikult, kui me vaatame enamus laiemas laastus restorani maastikul erinevaid toitlustusasutusi, kes on nii-öelda selle taga kinni, et raske on personali koos hoida või raske on inimesi hoida. Minu jaoks on alati pakkunud hästi suurt huvi see, et kuidas sa suudad nii intensiivses keskkonnas hoida seda kvaliteeti kõrgel, niimoodi, et inimesed tüdine ära või kas see kvaliteedi üleval hoidmine on, sest seal on ikkagi üsna püsiv personal ju. Jah, on okei, jah. Aga see on, mis sageli ka inimestel saab saatuslikuks, on üks sõna, on see ambitsioon, mis sind ikkagi suuresti nagu drive'ib nagu või kuidagi sütitab nagu, et ka soov olla nagu tasemel, teha maailma parimaid asju nagu ja kui sa oled juba sellele nagu playgroundile jõudnud nagu, siis ole mees ja tee nagu, et selles suhtes jah, noh, see edu või ongi see ambitsioon nagu, mis vahel saabki saatuslikuks ka mõnele nagu, et kui sa seal nagu liiga palju ja liiga palju üle mõtled nagu, või kui sa kogu aeg mõtled, see ei ole ka nagu, et see balansi leidmine nagu, kuidas kellegile nagu. Okei. 3,5 aastat Fävikini siis. Kas see Eestisse tagasi tulemine käis umbes samamoodi nagu Pädastest edasiliikumine, et tuli mingisugune siuke mõte või oli see mingi asi, mida sa olid eelnevalt planeerinud, et sa tahad kindlasti tagasi jõuda Eestisse? Plaan oli paigas, aga fotoga mõneti asjad venisid. See plaan oli juba siis, kui sa olid... Jaa, seda me hakkasime punuma juba siis, kui ma Fävikinis töötasin. Olid sellised esimesed kontaktid ja läbirääkimised ja keemia sobis ja hakkasime edasi minema. Aga mõned asjad venisid ja siis ma tegin väikse tripi Pariisi. Ja töötasin seal mõnda aega. Okei. Ja siis, kui sa Eestisse tagasi jõudsid, su esimene projekt oli vist Kotsepuu, on ju? Jaa, Kotsepuu siinkohal tervisi Maidole, kes suuresti selle asja ja projekti nagu ikkagi edasi viis ja vedas ja nüüd nad on leivad ühte kappi pannud sellise toreda kohaga, nagu seda on Zunft. Et jõudsid ka uude kottu ja maalt välja ja kõik nii edasi ja selle üle on väga hea meel. Aga sina hetkel siis enam aktiivselt seal osaline? Aktiivselt mitte jah, olen väga, väga vaikne osanik. Tasa ja targu. Jah. Mis selle Kotsepuugast, ma saan aru, et te proovisite hästi palju erinevaid, esimene ja kõige suurem asi oli see sourdough sai, aga te ju proovisite ka erinevaid suundasid seal, sest teil oli ju ka lihaga, käisite ümber, marineerisite, et mis te sellest kogemusest õppisite? Et kas te nägite, sest tegelikult ju ma võin ka eksida, aga kui teie hakkasite seda sourdough saia tegema, siis tegelikult sealt läks ju ka suurem laine lahti, kus seda hakati rohkem tootma ja nii-öelda kasutama. Võib-olla seda mõtet oli turul juba nagu mõnda aega ka veeretatud, aga jah, tõepoolest
meie alustasime suhteliselt primitiivsel moel ja kes sourdough'd on küpsetanud, siis meie alustasime malmpottidega, küpsetasime seal sees, mis oli paras hullumeelsus muidugi. Aga ahjud läksid suuremaks, aeg läks edasi ja tuli ka teisi tegijaid, et mis seal ikka nagu, et ega iga tuli harib ja tõstab konkurentsi ja selles suhtes võib-olla jah, sa alguses krigistad natuke hambaid, aga noh, vaatad suuremat pilti ja saad aru, et mis seal ikka nagu, et võib-olla tema üks sai on parem, võib-olla see meie asi üks on parem, nii et eesmärk on ikkagi klienti harida ja just alguses oli see sourdough ja me tegime salamisid ja cure'itud lihasid samamoodi, et seda knowledge'it just ülearu nagu turul ei olnud nagu, et mis see hapusai on ja kuidas see ikkagi toimib ja pärmi ei olegi ja kõik see nagu ja on ta siis tervislikum ja et noh, nüüd ta on nagu üldlevinud, ma ei tea, mitu aastat on mööda läinud, 3 aastat võib-olla, aga jaa, kindlasti selline ka esimene suurem täiesti projekt nagu vedada ja hoopis teistmoodi ja võib-olla oli hea vaheldus köögis olemisele nagu, et see oli selline teistmoodi emotsioon, mis sa said sealt nagu. Vaat sa pigem nagu ütleksid, et praegusel hetkel see 3 aastat, see vaatepilt nagu on päris palju muutunud sellele, mida te alustasite ja kuhu teised kaasa tulid nii-öelda, mis tegelikult oli nagu mitme ettevõtte ühine töö. Aga tegelikult inimesed on muutunud palju teadlikumaks läbi selle, et me katsetame ja toome mingeid uusi asju turule. Noh, selles suhtes eks suurt pilti näha, et inimene ikkagi suuresti ostab, tahame seda ei taha, ostab hinda ja neid suuri on ka ikkagi väikestele kõrvale vaja, et me ei saa öelda, et ärge nüüd, ma ei tea, seda sepikut oske, et see on tehtud, seal on hästi palju gluteeni sees ja kõik mingid lisaained, et pigem on selles kahju, et osad inimesed saavadki ainult endale seda sepikut lubada, et nad ei saa sellist head hapusaia lubada, mis jah, on märksa parema maitsega ja krõvedam koorikuga ja kõik see nagu, et aga kindlasti turg on teadlikumaks läinud, selle üle on hea meel ja mis seal ikka, et eks neid tegijaid ja tuleb kindlasti juurde ka, kes üritavad ja ma arvan, neid väikseid tegijaid on ka vaja kindlasti. Okei. Nüüd peale Kotsepüüd oli teil oli ju ka mingisugune, siis mulle tule nimi meelde, kohvik F-hoone juures. Fika on endiselt alles. Jah. Et seal, mis selle nagu mõte oli, mis te sinna alla panite, kui te selle koha tegite? See koha mõte oli see, et pakkuda väga head kohvi, mida saab sealt siiamaani. Ja kuna see koht oli selline tõesti, ma ei tea, palju seal ruutmeetreid on, et teha sellise minipinna peale tore kohvikoht, mida siis Sille alustas ja Henri võttis üle, ja Fika on ta endiselt ja maitsed kohvi saab endiselt nagu hea takeaway kohvikoht oli see eesmärk, et seal ja noh, ongi maitsed võikud ja selline easy going koht nagu. See kohviga oli teil mingisugune kindel suund, et võtsite mingi Eesti röstijate oma või tellisite kuskilt kindlast kohast? Mis on teie definitsioon sellest heast kohvist? Heast kohvist, seal oli Skandinaaviast me võtsime ja Mission Coffee on vist seal siiamaani nagu alustuseks. Aga noh, kokkuvõttes päeva lõpuks pead vaatama hindu ja kõiki see ka, et see kokku jookseb. Et oligi eesmärk kasutada väikseid Skandinaavia röstikodasid ja siiamaani vist on, noh, nüüd on jah suuresti Mission, et aga Fika toimetamistega ma väga enam kursis ei ole, nii et kogu aur läheb fotograafiskasse, kui ma ausalt tunnistan. Okei. Nüüd me jõuame siis tagasi fotograafiskasse, et äkki see valgustanud natukene rohkem seda nii-öelda detaile, mitte küll ärisaladusteni välja, aga et kui me räägime näiteks baarist, et mis on need põhielemendid, kus sa saad oma seda visiooni nagu arendada, et taas kasutada asju? No eks ma laias laastus oleks vastus see, et mina
annan Tarassile listi ja paari inimeste listi, et mis mul jääb, mida võiks kasutada ja proovin seda regulaarselt teha, et nagu suruda neid ka nagu uutele mõtetele, et ja noh, mis mul järgi jääb nagu, et see oleks selline ongoing process nagu. Et see on üles ehitatud niimoodi, et köögijääkedes vaatate, mis köök saab ise uuesti kasutada ja siis paarile läheb mingisugune osa, mida nemad saavad kasutada. Okay. Et noh, see kahte viisi, aga noh, millega me alguses oleme väga palju peksa saanud nagu kommunikatsiooni mõttes on see, et inimestele jääb mulje, et me teeks nagu sellist best before'i ületanud toiduainetes süüa nagu. Et see ei ole, me teeme täiesti korralikest toorainetes süüa. Kas see ei võinud äkki alguses tekkida nendest paarist üritusest, mis sinu nime all nii-öelda toimusid? No siin ka jälle väike kommunikatsiooniõpe nagu inimestele, et ma ei tea, jah, see kindlasti, kui sa panid Google'isse sisse nagu, siis sa hakkas oma elu elama nagu ja see pöörleb seal siiamaani, et nüüd peale aastat nagu me enam ei saa sellist küsimusi, et okei, mis teil siin õhtul menüüs on ja kas teil ikka siin mingid normaalsed sööki ka saab nagu, et see kuidagi ja rääkides nagu üleüldse ka teiste sustainable kohtadega üle maailma, et see time to time kuidagi käib ka veividega, et ka neilt küsitakse seda näiteks Nolla Helsingis ja et just eriti alguses, kui inimesed ei ole päris täpselt seda kontsepti endal ka selgeks teinud, et no on teil siin midagi normaalset ka või et ja siis teine suurim müüt on see, et noh, okei, aga te teete jääkides süüa, aga teil on ikkagi nagu tavarestorani hinnad siin, et kuidas see võimalik on, et noh, jah. Aga no suhtleme inimestega ja küll me koos sellest üle saame, et mis seal ikka. Tekib palju selliseid korduma kippuvaid küsimusi külaliste podcast tulevad siia? Nüüd ütleme nii, et viimane pool aasta on see kuidagi nagu selliseks rahulikumaks läinud, aga alguses oli see küll jah, et oleks võinud sellise pika manuaali teha nendest KKK-dest. Käsiraamat valmis panna. Okei. Kas oskad sa tuua nagu mingid, ma ei tea, kuidas sa sõnastad tiiserit köögi poole pealt, mingi paari nagu sükest ägedat asja, mida saab nagu taas kasutada, mis võiksid inimestes, kas või näiteks siduda ära praeguse menüüga. Kuidas te menüü üldse ehitatud on? Kas teil on ju ikkagi hooajaline see või te teete vastavalt sellele, mis olemas on? No ikka jälgima selline kulun väljendit ja jälgime hooaegi ja kõik see nagu ja seda me teeme ka, aga kuidas me menüü paika paneme on see, et alustame, kus see tooraine kasvab, kuidas ta meieni jõuab, kui suur ta jalajälg on ja sealt see pall hakkab veerema, et noh, ongi okei, kui see veis kasvab kuskil Ameerikas, tuuakse kohale, on hästi palju gaasi, mis seal tekib nagu, aga kui ta on kasvanud siin, ma ei tea, kuskil mere ääres söönud head kodumaist rohtu nagu, siis me näiteks ei ütle nagu, et samamoodi lambaliha ja kõik see nagu ja no jätkusuutlik loomulikult oleks väga tore pakkuda tuunat nagu, et eriti praegu, kus on nagu noh, kõik armastavad seda kala, aga noh, meie kontsepti ta ei sobi nagu, et ta ei esiteks, kust ta on kasvanud, kuidas ta siia jõuab ja mingis mõttes jah, natuke vahel nagu kriibib küll sees, et võiks teha igast mahu asju ja mille pealt kate oleks hea, aga kui sa oled nagu ikkagi oma selle kontsepti paika pannud, siis on nii ja jälgi seda nagu, et midagi ei ole teha nagu. Kas praegusest menüüst, kui ma ennem tahtsin alguses küsida seda, et praegusest menüüst mingisugused elemendid, mida te kasutate näiteks mitmekordselt, et just selle mõttega, et kui inimene tuleb, vaatab menüü kätte, et siis ta saaks aru natukene sellest backstory'st. Üks asi ma kujutan ette, et teenindaja käest saab alati ju küsida, need story'd on ju kõigile teada, kuidas ta asja tehakse, aga äkki sa oskad mingisuguse väikse tiiseri õhku visata? No üks mingi selline firmakas meil nii-öelda on kompostis küpsunud sibulad ja erinevad köögiviljad.
kõik köögiviljajäägid ja jäägid üldse, mida välja arvatud proteiin ja kondid. Meil on oma komposter, mis siis komposter siis mitte nagu see igas Viimsi aias olev roheline konteiner komposter, vaid ma kujutan ette, et teil on ikkagi mingisugune siis korralik tehnika. Korralik seade, kus siis õhuniiskus on 40-45 kraadi ja kuumus seal sees on võimalik ajada 110 peale. Et ühe ööga seal tekib selline eelkompost. Ta ei ole veel päris valmis, nii et kui keegi on ka siit võetud ja viidud ja pandud taim sisse, et on vänge kraam, et ta ei ole lõpuni fermenteerunud, et see taim kindlasti sureb seal ära, et see eelkompost, mis meie käest saame, et see tuleks ära lahjendada tavamullaga 1/10, et siis ta on nagu okei nagu ja mitte väga sellise see oli vähese lubjaga, või lubjarikka mullaga just nimelt nagu, et siis ta on väga okei nagu ja ei, siin kõik need taimed, mis meil siin on selle komposti peal kasvatatud, et toimib ja nii ta on, komposter, ühe ööga siis tekib eelkompost, aga meie võtame selle komposti sealt, lisame natukene soola, ja siis kas kartul, porgand saab asjus ära küpsetada selle komposti sees nagu. Et see ei küpse seal masinas, vaid eraldi ahjus ikkagi nagu. Pärast koorid ära ja ta annab natuke sükest earthy flavorit sinna nii-öelda nagu. Teilt saab seda komposti siis nii-öelda kaasa osta või on mingi... Tead, kui pigem annab niisama, tore on, kui keegi saab kasutada ja kui kellegi veel on maja kasvuhoonesse rammu nagu siin kevadel, siis tulge läbi, kraami on. Päris äge. Rääkides sellest, et te kasutate ise seda mulda siin ka, et kui palju te olete võimelised ise, üks asi on siin soojal ajal kasvatades, ma saan aru, et siin tomatid kasvavad, erinevad salatilised. Tomatid, peedid, kapsad, jah. Et kas te kasutate praegu ainult nagu hooajal või on teil kuidagi võimalus kasutada ka hooaja välised siin kasutades seda majaruumi? Praegu mitte jah, aga eks see suurem katusaia ja päris katusaia idee ikkagi on siin kadustena mahtu on. Meil on, alustasime 2 mesitaruga, nüüd seal eemal on natukene veel, on 4 mesitaru ja ma räägin siin KPK peal ja siin seda katuse mahtu iseenesest on ja kes teab nagu elame rasked ajad üle ja siis võib-olla järgmise suure projektina ikkagi nagu päris proper katusaed tekitada ka siia, kus saaks siis ka läbi aasta. Talved on pehmemaks läinud veel siin nagu, aga midagi kasvatada aasta läbi, jah. Okei, väga äge. Mis on praegu, mis sa tunned, mis on sellised järgmised trendid või kuhu see nii-öelda toitlustusmaastik hetkel liigub? Me elasime ju üle selline mõnusalt keerulise aja, mis nii lõi hästi palju erinevaid asju loksuma. Aga kus sa ise tunned praegu, et see järgmine aasta 2-3 meid viia võib? Mille peale rohkem see toitlustusmaastik keskenduma hakkab? No ma arvan... Kõik, vaata, mis sa ütled, varsti hakkab kõik tegema. Ma arvan, see aeg või keegi ei püstita nagu uusi eesmärke või kuidagi see elu käib pigem see, et üritada jõuda nulli ja siis vaadata edasi, et see nagu on selline mingis mõttes ongi hästi nagu ma ütlesin, keeruline aeg ja seda räägivad kõik, aga sellised uusi eesmärke või nagu, et meil Eestis Michelini tähte ei ole, et kui praegu tuleks Michelini inspektor sööma, et ma kaotaks oma tähe või nagu praegu ma arvan, keegi ei hooliks sellest nagu, et praegu on oluline nagu kõik tahavad ellu jääda ja see nagu on, ma arvan, suuresti fookus nagu, et ma ei tea nagu, kas see asi läheb veel nagu sellise lihtsama comfort foodi peale nagu kindlasti nagu, et see läbi selle koroona kindlasti fine dining see järjekordse suure pöntsu nagu, aga kindlasti ta jääb ellu, et sellele kindlasti segmenti on nagu ja kellel meist ei oleks sellist sündmust nagu, et vahel ikka tahad Valge linna taga ka süüa ja tähistada seda, et see kõik
kõik jääb ellu, aga võib-olla väiksemas mastaabis ja kes teab nagu, aga ma ei oska ka öelda nagu, et mis see järgmine suur trend on nagu, et ma arvan, et see suur trend on see, et või meie lootus võiks olla see, et head kohad jäävad püsima ja ellu nagu ja siis vaatame edasi, mis see suurem trend on nagu, et praegu ei ole küll, ma arvan, keegi ei plaani siin mingid sellised, kes on teinud kontsepti muutused, need on teinud juba ja kurioossem näide on Noma, kes hakkas burgerit pakkuma, et mis seal ikka nagu, et ei pea praegu seda aega häbenema, et praegu lihtsalt, et ka kui on võimalik promoda teineteist ja toetada teineteist ja ühiselt koos ellu jääda nagu, et keegi suured laenud on peal ja keegi ei taha kindlasti nagu kohe nagu õhku lennata ka, et see, et me riigina või selle head söögikohad jääks püsima, et juhul kui see turism taastub, et siis oleks ikkagi nagu selline häid ja erinevaid söögikohti olemas, kuhu tulla, et me nagu turuna täiesti nagu kuskile kolina põhja ei lähe nagu, et just nagu toiduturismi silmas pidades. Ma arvan, et see on kõige olulisem fookus ja soov praegu, ma arvan, kõigile. Okei. Tulles tagasi selle tähe juurde, Michelani. See on Lauri Leisi koolitus. Super, jälle üks asi, mida ma targemaks. Mina olen kuulnud hästi palju erinevaid kõlakaid selle pealt, et mida peab ühes riigis tegema üks ettevõtte selleks, et üldse saada. Et äkki sa oskad valgustada natukene, et mis on siis see protokoll, et üldse üks koht saaks, et miks näiteks Eestis ei ole ühelgi restoranil. See asi on ainult selles, et meie kvaliteet ei ole nii perfektne võibolla kui ülejäänud maailmas kindlatel kohtadel on seal mingid muud tagamad ka? Siin on mul laua peal see kirjas, mis peab olema nagu, et võite küsida teile, ma saadan teile. Aga nali naljaks, ma arvan, et riigina ma peaks lihtsalt võib-olla natuke kannatlikum veel olema, et küll see tuleb ka ja võib-olla ka kui ma nüüd mõtlen selle giidi peale, et kas meil üldse, kui palju meil neid kohti on, mis oleks nagu selle tähe või piib gurmandi väärilised. See on see koht, kus tahaks küsida, vaata, et mis sa arvad, mis kohad on? Jätame selle siin paika. See võib olla lõpu küsimus. Et see paraku see turg on meil ka päris õhuke ja kokkuvõttes nende eesmärk on müüa ikkagi neid väikeseid punaseid raamatutusi, kus neil see raha tekib, et ma arvan, et siin peaks suuresti ka riik alla panema, et võib-olla nagu kohtade mõttes meil juba oleks midagi paigas, kui just ennast Soomega võrrelda, ma arvan, et meie toiduskene on isegi võib-olla huvitavam kui Helsingis. Sorry, sõbrad Soomest, aga tulge meile külla. Alates eilsest saab. Jah, aga koju ei saa enam. Kodus pead olema. Aga... Kas seal on mingisugune, mina olen kuulnud mingid erinevad rahasummasid ka, mis peab just kui sinna panema selleks, et üldse sinna kaardile saada. Ma ei tea, kas selle on mingi tõepõhi taga või mitte. Et see on ka see, miks räägitakse sellest, et riik peaks kuidagi õla alla panema, et see mingi esimene investeering ära teha sellest. No kindlasti jah, nagu mina ei tea neid, et üks restoran näiteks peaks panema mingi teatud summa sinna alla, aga kindlasti nad flirdivad erinevate riikidega ja loomulikult Aasias on rohkem raha Hongkongi liikuda või kuskile mujale, kus saab nagu, kus seda raha ja restorani ja kõik seda glämmi ja värki on rohkem nagu, et ma arvan jah, ikkagi riik peaks, sest meie restorani pidajatel nagunii seda raha ei ole, et sinna ka veel investeerida, et see peaks ikkagi Eesti turismi nagu huvi olema, et see täht tuleks nagu Eestisse ja seeläbi nagu me saaks ka ühe kvaliteeditempli juurde turuna nagu, et meil on see olemas, meil on see stabiilsus, siin on Michelin kohal ja kõik see nagu, et aga nüüd arvestades kõike seda nagu, et ma ei tea, kas seda tasub nagu, see tasub fookuses hoida, aga kas see nagu on praegu kõige olulisem nagu, et we'll see. Okei.
kui me räägime üldse siis nagu nendest tärnidest, mis on praegu, ütleme siis maailma mastaabis, mis on nagu mingi, ma ei tea, 1-2 restorani, et kui keegi sinu sõpras need küsib, et okei, mul on siuke summa raha olemas, ma tahaks minna saada kuskil elamust toidu poole pealt. Kuhu sa soovitaksid ise minna? Ma arvan, et alati, kui teil on selline no limits, et tasub proovida erinevaid selliseid väga sellist klassikalist asja ka, et ma tean, see kõlab paljude jaoks igavalt või nagu, et ma tean kõiki need maitseid ja nii enam olen neid, aga lihtsalt, et sellist klassikalist head service'it näha ja kõike seda mõni Alain Ducaux restoran, kas siis Londonis või mujal Euroopas. Neil on siis mitu kohta erinevates kohtades? Ja, tal on mitu kohta või siis Joël Robuchon, ka selline klassikaline prantsuse brasserii toidumetes alati hea kvaliteet. No need on siis ongi siuke... No nad on keti omad, nagu neil on palju restorane, nad on ka mõneti frantsiisid, aga see ikkagi see surve ja taust ja level on ikkagi selline, aga mis kellegile näiteks, ma arvan, et ka Fat Ducki võiks külastada, Heston Blumenthal, ka legendaarne restoran, just nagu vaadata neid asju ka, et see summa, mis te seal leti laote, nagu nii on siuke once in a lifetime, et korraks ikkagi ära käia, et tekiks selline võrdlus ka. Need on tegelikult suhteliselt 2 äärmust, on ju, Heston Blumenthali restoran hästi eksperimentaalne. Ja siis need esimesed 2 on pigem siuksed, kus minnakse nagu lihtsamasse klassikalisemasse maitsete juurde tagasi. Aga nüüd, mis minu listis on nagu? Tüke kommipoes oleku efekt on praegu. Seda on näha, et mitte ei ole see efekt, et nagu vaata, minul tule meelde ühtegi, vaid ongi pigem see, et nagu mis... Sest tegelikult ju see parim ongi ju, on ju kogu kontsept. Ma saan aru ka sinu jaoks, sinu valik on ju täpselt samamoodi mitte ainult toidu pool, vaid on ka tegelikult kogu see service ja kogu see emotsionaalne elamus sellest. Ja ikka kõik kokku loomulikult nagu, eks meil kõigil on olnud nagu, et ma ei tea, see teenindaja joogid olid väga head, aga võib-olla see söök ei tulnud järele ja vastupidi, et ikka ju tahad tervikut kogeda ja seda nagu seda tunnetada, jah. Oh my god, ma teen listi sinna teile sinna podcasti. Panen sinna alla siis. Okei, aga kui me räägime nüüd Eesti restoranidest või vahet pole, ärme ütle, me ei vali ainult fine dine restoranidest, aga võtame kohvikud, kas iganes. Et mis on need kohad, kus sa tunned, et sa tahad käia, kus sa saad oma selle emotsionaalse laengu, et see on see koht, kuhu ma võiksin minna ja lihtsalt maha istuda ja ma tunnen ennast hästi seal. Kus inimesed võivad leida sind istumas? Kodust. Ma arvan, et ma teen koka kohta kodus väga palju süüa kokkuvõttes, et mulle meeldib väga kodus süüa teha. Kus mulle meeldib süüa? Asi ei ole isegi söömises, võib-olla lihtsalt ka see, et minul on näiteks kindlad kohad, kus mulle meeldibki näiteks võtta kodus vaba päev, mitte teha kodus tööd, vaid minnagi istuda kuskile kohvikusse maast. Ma tean, et mul on seal hea tööd teha, võtta sealt mingisugune amps või kohvi kõrvale. Et just ma mõtlengi seda nii-öelda kogu miljööd või kogu kompotti kokku, et mis on nagu siuksed asjad, mis on sulle südamelähedased kohad. Ma ei ole ausalt öelda sage restorani külaline just Tallinna mõistes, aga
aga kuna ma jooksen palju ja ma jooksen hommikuti, siis mul on teatud kohad, kus ma nagu läbi jooksen, on kindlasti Loore. Siis Oore vanalinnas. Väga meeldis ka, ma ei tea, kas peab juba olnuna rääkima, aga Art Priori nagu sisu ja see suursugusus nagu restorani mõttes. Rääkisime ka sellistest vanadest restoranidest ja klassikalistest asjadest, siis Gloria kindlasti oma sisu poolest, et kui tõesti üks noorem inimene tahab näha, kuidas kunagi restoran välja nägi, siis aga siinkohal ka õppetund, et restoran peab ka ajaga ikkagi kaasas käima mingis mõttes. Miljöö mõttes, Sa pigem, kui sa käid väljas, sa pigem käid siis nii-öelda restoranides, kui see, et kuskil kohvikutes või... Ja ma arvan, meil enda majas on ka päris hea kohvi ja ega mul sellist köölumise aega ei ole, et kui mul on vaja midagi toimetada või rahulikult olla, siis ma maja peal leian selle vaikse nurga oma majas olemas ja tõepoolest ma kodu on ka siin samas Kotsepuu tänaval, nii et see trajektoor, mida ma läbin päevas, on päris väike tegelikult nagu, et jah, peaks rohkem külastama ka teisi kohti kindlasti, aga jah, teen seda tulevikus. Okei. Mis teil, kas sinu või siis võib öelda juba teie plaanid edasi on? Kas ainult fotografiskaga tegeleda edasi, vaadata, kuhu see areneb edasi või on teil juba mingid järgmisi mõtteid, kuhu te liikuda tahate? Sest ma saan aru, et üks on see suveaed on ju pikas lastusprojekt. Jaa, aga ei, see maja on piisavalt suur ja tahaks ikkagi nüüd olla fookus restorani peal, suure restorani peal ja Naada samamoodi, et see... Sinna Naadasse saab üldse? Kas sinna peab ette Naada kokku leppima? Praegu on välja teenitud suvepuhkusel ja sügisel alustame uuesti, ma arvan, augusti lõpp, september on reede laupäev on lahti 2 korda nädalas ja bookingutega ikkagi pange koht nimi kirja ja tulge meile külla. Aga ei, praegu ma küll ühtegi teist projekti silmapiiril ei ole ja kuna see maja pakub on nii suur nagu, et siin on seda fookust ja tegemist küll ja päris nii ka ei tahaks, et jah, oleme jätkusuutlik, aga tegelikult on ainult sõnad ja sisu üldse ei ole, et ja ei, ma ei üldsegi unista millestki muust nagu praegu. Okay. Kõik maja võimalused ära kasutada nii nagu ka toiduga. Põhimõtteliselt küll, jah, et toit ja samamoodi inimesed ja kuidas see kaup meieni jõuab, et seal on nii palju tahke, et jah. Mis see praegune, teil on ju praegu päris äge näitus väljas? Meil on praegu lausa 4 näitust. 4 näitust? 4 näitust, jah. Meil on Brian Adams, Tom of Finland, Liina Iiris ja mis on 4, see on väga lahe näitus, on Salgado, kullakaevandus. Tõesti, kui te nende piltide detailsust ja sellist emotsiooni näete, siis see on mõneti nagu kunagine startup, et sa kunagi ei tea, kas sa said nüüd tükikese kulda või ja mis ikkagi milleks inimene on võimeline, et see kullapalaviks on otseses mõttes teid valdam nagu, et kuidas see drive'ib ja kindlasti tasub läbi astuda. Super. Aga naaseme siis tagasi tööle. Ei taha sind kinni hoida. Kust leiab infot teie kohta kõige paremini vist on kodulehelt või? Me oleme köpitsenud nüüd pausi ajal enda websaiti, et üldiselt websait on jah, nüüd on informatiivsemaks ja kergemini käsitletavaks muutunud. Nii et see vast on kõige lihtsam või siis Instagram nagu, mis need tänapäeva kohad on. Aga... Instagramis saab siis sugust jooksvat pidevat infot nii-öelda mingite Instagramis on vaadake restoran, enda konto restoran.fotografiska.tallinn ja Fotografiskal majal on ka eraldi feed, nii et 2 kohta, kus saab meie tegemisi vaadata ja loomulikult Facebook, nii nagu ikka. Aga tänud tulemast arvad ja tegutseme. Jah, super. Jõudu. Aitäh. Ping, 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 ping.